Ma ei oleks kunagi uskunud, et minust saab sellise külma teo sooritaja. Siin ma olin, seistes oma tühjas elutoas akna ääres, vaadates, kuidas Brandoni hõbedane SUV meie sõiduteele sõitis. Mu süda peksis nii tugevalt, et tundsin seda kõris. Müügipost oli just 20 minutit tagasi meie eesaias maasse löödud ja olin oma plaaniga täpselt ajastanud. Soovin, et ta näeks seda kohe, kui koju jõuab. Aknast vaadates märkasin, kuidas tema nägu muutus. Esmalt segadus, seejärel šokk ja lõpuks midagi, mis nägi välja nagu puhas paanika. Cassidy istus kõrvalistmel, julge nagu alati, ja ma võisin näha, kuidas ta huulilt vormus lause, mis toimub. Tagumises istmes istusid tema vanemad ja vend. Kõik 5 olid just veetnud 2 imelist nädalat järveäärses majas, mängides õnnelikku peret. Samal ajal olin mina siin, kustutades igasuguseid mälestusi meie 12-aastast koosolekust. Brandoni käed värisesid, kui ta proovis oma võtit esikuukse lukku. Mina olin juba tagaukse kaudu lahkunud, mu kotid olid pakitud ja ootasid Carlose veoautos nurga taga. Kuid ma ei suutnud seda hetke vaatamisest loobuda. Ma olin selle välja teeninud. Luku keeramine ei õnnestunud, sest olin selle 5 päeva tagasi vahetanud. Vaatasin, kuidas ta piilus akendest sisse, tema nägu muutus valgeks, kui ta nägi tühje ruume. Siis lubasin endale väikese, külma naeratuse. Pöörasin seejärel selja, kõndisin viimast korda tagauksest välja ja ronisin venna veoautosse. Meil oli lend, mida püüda, kuid ma lähen liiga kaugele. Las ma viin teid tagasi sinna, kus see kõik tõeliselt algas. 3 kuud enne seda täiuslikku kättemaksu hetke. Oli teisipäeva öö hilissügisel, kui ma esmakordselt tõeliselt taipasin, et midagi on valesti. Brandon oli käitunud kummaliselt juba nädalate, võib-olla isegi kuude kaupa, kui aus olla. Ta oli hakanud igal hommikul kell 5 jõusaali minema, mida ta kunagi varem teinud ei olnud. Ta ostis endale uut parfüümi, kallist, mis lõhnas hoopis teistmoodi kui see odav apteegimark, mida ta oli aastaid kasutanud. Tema telefonist oli saanud nagu 3. käsi, alati käes ja alati ekraan allapoole suunatud. Kuid kõige rohkem haiget tegi see, kuidas ta mind vaatas, nagu oleksin ma lihtsalt mööbel, nagu ma oleksin olemas vaid tema ruumis, kuid ei loeks. Me olime abielus olnud juba 12 aastat ja koos olnud 14. Meil oli Thomas, meie kaunis 8-aastane poeg, kes armastas dinosaurusid ja ehitas plokkidest torne, mis ulatusid laeni. Ma arvasin, et oleme õnnelikud. Arvasin, et oleme tiim. Sel teisipäeval, kui ma meie magamistuba koristasin, leidsin krediitkaardi väljavõtte. Brandon tavaliselt hoolitses kõigi arve eest, kuid see oli kukkunud kapinurga taha. Võtsin selle üles, et lihtsalt tema lauale panna, kuid midagi sundis mind sellele pilk heitma. Võib-olla oli see instinkt. Võib-olla üritas universum mulle näidata seda, mida olin keeldunud nägemast. Hotelli toomaksed. 3 erinevat hotelli viimase kuu jooksul, kallid restoranid, kus ma kunagi käinud ei olnud, ja ehtepood, kust oli ostetud $600 väärtuses ehteid. Ma ei olnud ühtegi ehtet, lilli ei olnud ka kallilt lillepoelt, mis toimetatud tundmatu aadressile. Kuu aega tagasi, kui ma veel ei teadnud, et mu maailm pea peale pöördub, veetsin ma päevi rahulikult, püüdes leida tasakaalu emana ja abikaasana. Kuid üks hetk, mil mu silmad avanesid, tõi kaasa uue reaalsuse, mida ma ei osanud oodata. Tundsin, kuidas mu käed hakkavad tuimaks minema, kui vaatasin arvutiekraanil kuvatud numbreid, mis kõik kokku ulatusid üle $3000. Need summad ei olnud seotud ei minu ega Thomasiga. Need tähendasid midagi muud, midagi tumedamat. Istusin oma ja Thomase voodi servale, seal, kus olime jaganud intiimseid hetki, lohutades üksteist rasketel aegadel ja kus Thomas oli laupäeva hommikuti vahepeal meie vahele roninud, et kallistada. Iga mu keharakk teadis, mida need arved tähendasid. Kuid ma ei julgenud sel õhtul Brandoniga silmitsi seista. Miks? Ma ei osanud öelda. Võib-olla seepärast, et kui ma need sõnad välja ütlen, muutuks see tõeliseks. Võib-olla seepärast, et mingisugune osa minust lootis endiselt, et ma eksin. Seetõttu naeratasin, kui ta koju tuli. Valmistasin õhtusöögi, andsin talle head ööd suudluse ja samal ajal surin ma veidi seestpoolt. Järgmisel hommikul, pärast seda, kui Brandon tööle lahkus ja ma Thomase kooli viisin, tegin midagi, mida ma kunagi ei oleks osanud ette kujutada. Helistasin erauurijale.
Tema nimi oli Gerald Simmons ja ta oli saanud soovitusi sõbralt, kelle õde oli läbi elanud keerulise lahutuse. Gerald oli 50-ndates, professionaalne ja üllatavalt lahke, kui ma tema kabinetis nutma puhkesin ja selgitasin, mida olin avastanud. Härra Hartley, ütles ta õrnalt, ma tean, et see on raske, kuid kui teie abikaasal on afäär, peate teadma ja vajate tõendeid enne, kui teete mingisuguseid otsuseid. 2 nädalat, nii kaua kulus Geraldil, et mu kogu maailm purustada. Ühel neljapäeva pärastlõunal helistas ta ja palus mul tema kabinetti tulla. Tema hääles oli midagi muret tekitavat ja ma teadsin, et ta on leidnud midagi halba. Jättasin Thomase naabri hoole alla, öeldes, et mul on arsti aeg. Geraldi laua peal olid fotod, mis rääkisid rohkem kui 1000 sõna. Brandon ja noor, ilus naine, kellel oli pikad, tumedad juuksed, suudlesid üksteist parklas. Nad hoidsid käest kinni restoranis ja seejärel astusid koos hotelli. Tõendid näitasid, et see kõik oli kestnud üle aasta. 1 aasta jooksul olin mina kodus meie poja eest hoolitsenud, töötades oma vabakutseliste disainiprojektide kallal, valmistanud õhtusööke ja pakkides lõunasööke, olles hea abikaasa. Kogu aasta. Tema nimi on Cassidy Monroe, ütles Gerald vaikselt. Ta töötab tema osakonnas müügikoordinaatorina. Muidugi. Kõik hilised tööõhtud said nüüd mõistetavaks. Meeskonnaüritused ja olulised kliendiõhtusöögid, kuhu mind kunagi ei kutsutud. Aga Gerald ei lõpetanud seal. Ta tõi välja veel pabereid, trükitud e-kirjad ja tekstsõnumid. Ta oli need saanud Cassidy sotsiaalmeediast, mille ta ilmselt polnud privaatseks teinud. Loll tüdruk, mõtlesin ma, on veel midagi, mida pead teadma, ütles Gerald. Tema pere teab afäärist. Tegelikult näivad nad seda heaks kiitvat. Ta näitas mulle Facebooki postitusi Cassidy emalt, Dianilt, kes kommenteeris fotosid Brandonist ja Cassidist koos. Te 2 näete nii ideaalsed välja koos ja ma ei jõua ära oodata, millal see ametlikuks saab. Seal olid pildid Brandonist Monroe pere grillimise juures, kus ta mängis korvpalli Cassidy noorema venna Justiniga ja istus nende pere õhtusöögilauas. Nina elas topeltelu, varjatult teise naise ja tema perega, samal ajal kui tema enda mees, Brandon, näis temast eemalduvat. Iga päev, kui ta kodus istus, mõtles ta, miks Brandon enam ei armasta. Gerald, tema sõber ja usaldusisik, oli tema jaoks tõe paljastanud, kuid Nina ei nutnud tema kabinetis. Ta tundis end šokeerituna, justkui oleks kõik tunne kadunud. Ta võttis Geraldilt tõendite paketi, tänas teda ja sõitis koju, peas segased mõtted. Kodus ootas teda poeg Thomas, kes tuli koolist ja kellele ta aitas kodutöös. Õhtusöögiks valmistas ta spagetid, mis olid poisi lemmikud. Brandon saatis sõnumi, et jääb hiljaks, põhjuseks klientide koosolek. Nina ei saanud jätta mõtlemata, kas Cassidy, see saladuslik naine, oli nüüd tema klient. Kui Thomas lõpuks magama jäi, istus Nina köögilaua taga, Geraldilt saadud ümbrik silme ees. Tal oli mitu võimalust, ta oleks võinud Brandonile silma vaadata ja küsida, miks ta ei olnud piisav. Ta oleks võinud paluda, et Brandon valiks nende pere. Just nii oleks teinud vana Nina, kes uskus, et armastus suudab kõike parandada. Kuid nüüd, pärast kõike, mis oli juhtunud, oli temas toimunud muutus. Ta mõistis, et Brandon oli kulutanud raha teisele naisele, raha, mis oleks pidanud minema Thomase kolledžifondi. Tema naeratused Cassidy perega ajasid Nina südame pahaks ja veelgi enam, iga päev oli ta silma vaadanud ja valetanud. Nina avas oma sülearvuti ja otsis lahutusadvokaate. Esimene, kelle nimi talle ette jäi, oli Patricia Wells, tuntud kohalikes lahutusringkondades kui hävitaja. Tema arvustused rääkisid, et ta oli halastamatu, kallis, kuid iga senti väärt. Nina saatis talle e-kirja, lisades kõik Geraldilt kogutud tõendid. Vastus tuli tunni jooksul, kas sa saad homme kell 9 minu büroosse tulla. Peame strateegiast rääkima. Ja Nina, ära räägi oma mehega veel midagi. Nina ei kavatse midagi öelda, sest ta ei tahtnud paluda Brandonil jääda. Ta plaanis lahkuda nii, et Brandon ei unustaks kunagi, mida oli kaotanud. Järgmisel hommikul ärkas Nina oma abikaasa kõrval, tundes end täiesti ükskikuna. Brandon magas rahulikult, üks käsi näo kohal, teadmata, et naine tema kõrval teab kõike. Ta vaatas lae poole ja mõtles, kuidas ta kunagi armastas seda meest piisavalt, et temaga abielluda. Hommikusöök oli nagu tavaliselt, pannkoogid Thomase jaoks ja kohv Brandonile.
Ta naeratas, kui Brandon suudles tema põske enne tööle lahkumist, tõenäoliselt naise juurde. Nina lehvitas head aega ja kui Brandon auto nurga taha kadus, haaras ta oma käekoti ja suundus Patricia büroosse. Patricia Wells oli täiesti erinev, kui Nina oli ette kujutanud. Naine oli 50ndate alguses, teravate hallide silmade ja veel teravama ülikonnaga. Tema büroo seinad olid kaetud raami pandud ajaleheartiklitega kõrgetasemelistest lahutustest, mille ta oli võitnud. Ta ei raisanud aega tühjadele viisakustele. Olen kõik, mida sa saadetud, läbi vaadanud, ütles ta, laotades Geraldilt saadud fotod oma suurele kirjutuslauale. Sinu mees on idioot. Tõendid on kivist. Aga, Nina, enne kui me edasi liigume, pean ma teadma, kas sa tahad lihtsalt temaga lahutada või soovid sa teda hävitada. Nina silmad vilkusid. Mis vahet seal on, küsis ta. Lahutus ei tähenda vaid paberite täitmist, varade ausat jaotamist ning laste hooldusõiguse kokkuleppimist. See tähendab, et me kasutame kõiki seaduslikke võimalusi, et tagada, et ta kahetseks oma tegusid. Me peame tabama teda seal, kus see kõige rohkem valutab, tema rahakotis, mainekaotuses ja mugavuses. Millise tee valid sina? Mõtlesin Brandonile, kes naeris Cassidy pererestoranis, samal ajal kui mina istusin üksi kodus. Meeles oli ka $600 väärtuses ehted, mida ma kunagi ei saanud. Ja siis oli mu poeg, kes küsis, miks issi oli alati liiga hõivatud, et temaga mängida. Soovisin, et ta tunneks seda valu, mida mina tundsin, sosistasin endamisi. Soovisin, et ta teaks, mis tunne on, kui kõik röövitakse ilma igasuguse hoiatamata. Patricia naeratas, kuid see ei olnud sõbralik naeratus. Hea. Siis teeme järgmist. Järgneva tunni jooksul esitles Patricia plaani, mis oli nii põhjalik, et see võttis mu hinge kinni. Esiteks, kogume veel tõendeid. Gerald jätkab jälgimist. Teiseks, hakkame varasid vaikselt kaitsma, avades uusi pangakontosid ja dokumenteerides kõike, mis ma abielu ajal olin kaasa toonud. Kolmandaks ja kõige tähtsam, ootame ideaalset hetke. Ta teeb vea, ütles Patricia. Petjad teevad seda alati. Nad muutuvad enesekindlaks ja lohakaks. Kui see juhtub, siis lööme kiiresti ja valusalt. 2 nädalat hiljem saabus see hetk. Brandon kuulutas õhtusöögi ajal, et tal on vaja võtta 2 nädalat puhkust, et minna ühte poiste telkimise reisile koos mõne ülikoolikaaslasega. Ta oli juba oma ülemusega asja kokku leppinud. Järgmine reede lahkun ja olen 2 nädala pärast tagasi. 2 nädalat, küsisin, hoides hääle tooni kergena ja toetavana. See on pikk reis. Sa pole neid kutte aastaid näinud. Ma tean, aga me ei jää nooremaks. Otsustasin, et nüüd või mitte kunagi. Ta ei julgenud mu silma vaadata, kui seda ütles. Järgmisel hommikul, kui Brandon tööle lahkus, helistasin Geraldile. Jälgi teda sel nädalal. Pean teadma, kas see telkimise reis on tõeline. Geraldile läks täpselt 3 päeva, et kinnitada, mida ma juba teadsin. Telkimise reisi ei olnud. Brandon oli üürjanud järveäärse maja enda nimele. Ta tegi veel ühe rumala sammu enda ja Cassidy ning nende kogu pere jaoks. Gerald näitas mulle üürilepingut. 2 nädalat luksuslikus majas, millel oli paadisadam ja mullivann. Brandon oli kõik ise tasunud. Kui ma Patriciale näitasin, sära tema silmad nagu jõuluhommikul. 2 nädalat. Ta annab sulle 2 nädalat, mil ta on täiesti kõrval. Nina, kas sa tead, mida me 2 nädalaga saavutada saame? Räägi mulle. Kõike. Patricia tegi paar telefonikõnet. Tundide jooksul saime kokkuoleku kohtunik Richard Morrisoniga järgmiseks esmaspäevaks, 3 päeva enne Brandoni reisi. Patricia oli varem kohtunik Morrisoniga töötanud ja ilmselgelt oli tal tugevad tunded truudusetuse vastu, pärast seda, kui tema enda naine oli aastaid tagasi petnud. Me kavatseme taotleda erakorralist ajutist täielikku omandiõigust majale, selgitas Patricia. Põhjuseks hülgamine ja truudusetus. Maja osteti sinu pärandrahaga enne abielu. Õige. Jah. Mu vanaema jättis mulle $200,000. Brandon ja mina olime teinud julge otsuse, kasutasime oma sääste sissemaksena ning panime mõlema nime kinnistusraamatusse. Brandon oli öelnud, et nii teevad abielupaarid.
Kuid kui tuli jutuks raha päritolu, küsis Patricia, kas mul on tõendeid, et see tuli pärandina. Ja mul olid need tõendid olemas, olin hoolikalt säilitanud kõik paberid, mis kuulusid minu vanaema pärandile. Kui ma need Patriciale näitasin, embas ta mind rõõmutsevalt. See muudab kõik, ütles ta. See maja on seaduslikult rohkem sinu kui tema. Patricia silmad särasid, kui ta rääkis võimalusest saada ajutine täielik omand. Kui sul on see, saad sa selle müüa, lisas ta. Minu süda hakkas kiiremini lööma. Müüa. Müüa meie maja, mõtlesin ma, miks mitte. Olles lahutamas, oleks see maja nagunii jagatud. Kui aga müün selle nüüd enne, kui Brandon naaseb, saaks ta koju tulla tühjade pihkudega, ei maja, ei naist, ainult lahutusdokumendid ja tühi krunt. See plaan oli julm, äärmuslik, kuid samas täiuslik. Järgnev nädal möödus kiirelt. Patricia esitas hädaolukorra avalduse. Geralt kogus tõendeid ja andis vande all ütlusi Brandonile kuuluvate truudusrikkumiste kohta. Kohtusin kohtunik Morrisoniga tema kabinetis, tuues kaasa Thomase beebiraamatu ja meie pulmaalbumi, et näidata, mida Brandon kaotab. Kohtunik Morrison oli vanaisa, kelle silmad olid head, ent muutusid jääkülmaks, kui ta vaatas fotosid Brandonist ja Cassidist. Hartley proua, ütles ta, ma luban teie avalduse ajutiseks täielikuks omandiks, tuginedes hülgamisele, abielu rikkumisele ja sellele, et kinnisvara osteti peamiselt teie enne abielu omandite arvelt. Teil on 2 nädalat aega, et teha, mida peate. Pärast seda vaatame seda küsimust uuesti ametlikus lahutusprotsessis. Kui ta tellimuse allkirjastas, ei suutnud ma enda pisaraid tagasi hoida. Patricia surus mu kätt ja ütles, nüüd tuleb lõbus osa. Müüme maja. Monika Reed oli kinnisvaramaakler, kes spetsialiseerus kiiretele müükidele. Patricia ühendustas meid samal päeval. Monika tuli õhtul meie majja, käis läbi kõik toad ning andis mulle hinnangu. Tavapärases turus ja õigete ettevalmistustega võiks see maja väärt olla 450 000, kuid teil on vaja see nädalaga müüa. Mul on investor, kes ostab kinnisvara sularahas. Ta pakub tõenäoliselt 375 000, võib-olla 380 000, kui kontrollimine läheb hästi. Raha mind ei huvitanud. Kui kiiresti ta tehingu lõpule viib, küsisin. Kui kõik on korras, siis 7 päeva. Tehke ära. Kui Monika müügiga tegeles, alustasin ma kõige raskema osaga, 12 aasta elu pakkimisega. Mu vend Carlos võttis oma kolimisteenusest puhkuse, et mind aidata. Ta tõi oma meeskonna ja me töötasime nagu inimesed, kes põgenevad looduskatastroofi eest. Eraldasime kõik meetodiliselt, Thomase mänguasjad, raamatud, riided läksid kastidesse, mis olid märgitud Portugali saatmiseks. Minu riided, arvuti, disainivarustus, vanaema nõud, kõik, mis olin abielu sisse toonud, oli pakitud ja valmis minema. Kõik muu jätsin. Mööbel, mille olime koos ostnud, dekoratsioonid, Brandoni riided, tema golfikepid ja kallite kellade kollektsioon, ei võtnud ma ühtegi asja, mis kuulus talle või meile koos. Monika korraldas, et pärast minu lahkumist tuleks varamüügiga tegelema ettevõte, et kõik see likvideerida. Kõige raskem hetk tuli siis, kui ma pakkisin kokku meie pulmapilte. Seal me olime, noored ja õnnelikud, Brandon vaatas mind nii, nagu oleksin tema kogu maailm. Olin siis 22-aastane, täiesti kindel, et olin leidnud oma igaveseks kaaslase. Kuidas sul läheb, õde, küsis Carlos õrnalt. Vaadates noore, naiivse versiooni endast valges kleidis, tundsin temast pisut kahju. Tal ei olnud aimugi, mis tulemas oli. Olen korras, lihtsalt ütlen hüvasti kellelegi, kes ma kunagi olin. Brandon tundis end selle reisi ajal elusana nagu kunagi varem. Järveäärne suvekorter oli ideaalne. Suured aknad vaatasid üle vee, kiiruslaev oli seotud kai külge ning parim osa, mitte mingit ninapidevat nurinat iga pisiasja üle. Ta venitas end lamamistoolis, õlu käes, jälgides, kuidas Cassidy ja tema vend Justin kihutasid veesuusatamisega järve kohal. Sa näed välja, nagu oleksid lõdvestunud, ütles Diane, istudes tema kõrvale. Cassidy ema oli olnud kogu nädala väga külalislahke. Palju parem kui need pildid, mida Cassidy mulle teie kodust näitas. Sa nägid seal alati nii pinges välja. Brandon noogutas. Nina ei saa enam tõeliselt lõbutseda. Kõik on alati Thomasest või tema väikestest disainiprojektidest.
Ta ei saa aru, et mul on ka vaja elada, tead? Diane patsutas tema kättetundlikult. Kui te kaks selle ametlikuks teete, siis oled osa meie perest. Me teame, kuidas elu nautida. Ametlik. Brandon ei olnud veel ninale öelnud, et ta soovib lahutada, kuid ta oli selle üle pidevalt mõelnud. Miks mitte olla kellegagi, kes toob talle rõõmu? Kellegagi noore ja põneva, kes ei veedaks kogu päeva dressides kodus töötades. Ta oli juba rääkinud oma ülikooli sõbra advokaadiga, kes oli andnud talle nõu varade varjamise kohta enne lahutuse esitamist. Raha tuleks aeglaselt eraldi kontole üle kanda, alahinnatud asjad võib-olla anda mõni väärtuslik ese sõpradele hoiule, kuni lahutus on lahendatud. Tema sõber oli hoiatanud, et nenah võib saada maja, kuna tema pärand katab suure osa selle maksumusest. Kuid Brandon arvas, et suudab neppida. Nahk oli pehme. Ta tõenäoliselt aktsepteeriks, mida iganes ta pakkuda kavatseb, et konflikte vältida. 2 nädalat möödusid kiiresti grillimise, paadisõitude ja hiliste öödega kuumades vannides. Cassidy viskus pidevalt tema peale ja tema pere kohtles teda, nagu oleks ta juba Cassidy abikaasa. Cassidy isa Kevin õpetas talle kalastamist. Justin kohtles teda nagu suurt venda, küsides karjäärinõuandeid. Diane valmistas tohutuid eineid ja tegi kõigist koos pilte, postitades neid Facebooki koos pealkirjadega, nagu perede aeg on parim aeg. Brandon tundis väikest süütunnet, kui mõtles Thomasest. Tema poeg oli hea laps ja Brandon armastas teda. Kuid pärast lahutust näeks ta Thomaset ikkagi nädalavahetustel. Lapsed on vastupidavad. Thomas kohandub ja ausalt öeldes täiskohaga isa olla oli väsitav. Brandon ootas, et saaks olla lõbus nädalavahetuse isa. Viimasel õhtul järveäärses suvekorterisse korraldas Cassidy perekond lahkumisõhtusöögi. Diane tõstis klaasi uute alguste ja nende inimeste auks, kes on julged valima õnne. Kõik klõpsutasid klaase ja Brandon tundis uhkust. Ta oli julge. Ta valis õnne. Kodutee venis 6 tunni pikkuseks. Brandon sõitis, Cassidy istus kõrvalistmel, tema vanemad ja Justin olid tagaistmel. Muusika mängis valjult, naer ja lõbusad mälestused reisi parimatest hetkedest täitsid autot. Brandon tundis end vabana, nagu oleks koorem langenud, mis oli teda juba aastaid vaevanud. Linna lähenedes hakkas Cassidy oma telefonist pilte sirvima. Vaata, kui hästi me koos välja näeme, ütles ta, näidates emale paadis tehtud selfiet. Brandon on palju fotogeenilisem, kui ma arvasin. Sa peaksid selle postitama, lisas Diane. Las inimesed näevad, kui õnnelik sa oled. Brandon tundis murekerget tuld. Võib-olla ootaksime, kuni ma ninaga ära näen. Ma ei taha, et ta meie kohta Facebookis teada saaks. Cassidy veetis silmi. Brandon, me oleme koos olnud üle aasta. Kui ta pole siiani aru saanud, siis on ta pime. Ta pidi tunnistama, et see oli tõsi. Nina ei olnud kunagi tema telefonile piilunud ega küsinud, kus ta oli kas uskumatult usaldav või lihtsalt rumal. Tõenäoliselt mõlemat. Brandon pööras oma tänavale, mõeldes juba, kuidas Nina ees käitub. Sõbralik, aga distantseeritud. Ta plaanis end enne duši all käimist pesema minna, et Cassidy parfüümi lõhn maha pesta ja siis öelda Ninale, et on reisi tõttu väsinud ning läheb varakult magama. Homme plaanis ta alustada uue korteri otsimist, kus oleks piisavalt lähedal, et Thomasest näha, kuid piisavalt kaugel, et Nina ei saaks lihtsalt külla tulla. Justin rääkis kalast, mis ära jooksis, kui Cassidy äkki ahetas. Brandon, peatu! Mida? Ta oli just keset tänavat, veel 50 meetrit oma sõiduteest. Miks sinu hoovis müüdud silt on? Aeg näis seiskuvat. Brandoni mõte ei suutnud kohe haarata, mida Cassidy ütles. Ta vaatas üles ja seal see oligi, suur punane ja valge Century 21 silt, millel oli suurtähtedega sõna müüdud üleval. See on võimatu, sosistas ta. Ta jalalaba libises pidurilt ja auto veeres edasi. Ta suutis vaevu sõiduteele sisse pöörata, tema käed värisesid nii, et ta ei suutnud roolist kinni hoida. Kõik hüppasid autost välja. Brandon kõndis oma ukse poole, nagu oleks ta unes. Halvas unes. Õudusunenäos. See ei saanud olla tõsi. Peab olema mingi seletus. Võib-olla oli Nina lõpuks nõustunud müüma ja kolima suuremasse kohta Thomasest.
Aga ta oleks pidanud talle helistama. Ta oleks pidanud talle sellest rääkima. Brandon tõmbas võtmed välja, tema käed värisesid. Võti libises lukku, kuid ei pöördunud. Ta proovis uuesti. Mitte midagi. Lukk ei tööta, ütles ta rumalalt. Kevin astus sammukese ettepoole. Las ma proovin, kuid ei saanud ka tema seda pöörama. Brandon surus oma näo ukse kõrvalt aknasse ja tundis, kuidas kõht vajus jalga. Maja oli tühi. Täiesti tühi. Ei diivanit, ei televiisorit, ei söögilauda, ei pilte seintel, mitte midagi. Ainult paljad põrandad ja tühjad seinad ning kohutav, masendav tühjus. Cassidy seisis Brandonile silmad lahti, tema hääles oli kuulda ärevust. Mis kuradi toimub, küsis ta, tema hääl tõusis äärmiselt kõrgele. Kus on kõik su asjad? Kus on su naine? Brandon, teadmata, et ta käsi juba telefoniga mängib, leidis end kiiresti nina numbrit valimas. Kuid telefon ei helisenudki, vaid läks kohe salvestatud sõnumisse. Teie valitud number ei ole enam teenuses. Ei. Ta proovis uuesti, kuid sama sõnum kordus. Käed värisesid tal nii tugevasti, et ta peaaegu kukutas telefoni, kui avas oma pangarakenduse. Ühiskonto oli suletud. Kogumiskonto oli suletud. Ta klõpsas krediitkaartidele, tühistatud. 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 Kõik tema ja nina vahelised rahalised sidemed olid katkestatud. Brandon, sa pead mulle kohe ütlema, mis toimub, ütles Cassidy, käed rinna ees ristis, vaadates teda nagu võõrast, kes oli just midagi hullumeelset teinud. Sel hetkel peatus tänaval hõbedane Honda. Musta ülikonna kandnud naine astus välja, käes suur Manila ümbrik. Ta kõndis otse Brandonile, justkui oleks ta oodanud teda seal leidvat. Härra Hartley, mina olen Monika Reed Century 21 Prestige Realtist, ütles ta professionaalse naeratusega, mis ei ulatunud silmadeni. Mul paluti see isiklikult teile üle anda. Brandon tundis, kuidas tema sõrmed muutusid tuimaks, kui ta ümbriku avas. Sees olid juriidilised dokumendid. Nii palju juriidilisi dokumente. Lahutusavalduse. Kohtuotsus, mis keelas tal nina või Thomasega ühendust võtta, välja arvatud tema advokaadi kaudu. Dokumendid, mis tõendasid, et maja oli müüdud 9 päeva tagasi $380,000 eest sularahas. Kirjutas Patricia Wells, advokaat, selgitades, et kõik müügist saadud tulud on paigutatud usaldusfondi Thomase tulevase hariduse ja heaolu jaoks, mida haldab ainult nina Carvalho. Carvalho, ta oli juba oma nime tagasi muutnud. Seal oli ka käsitsi kirjutatud märkus kallil paberil, vaid üks lause nahi korraliku käekirjaga, sa valisid valesti. Brandon tundis, et tema jalad lakkasid töötamast ja ta kukkus raskelt ukse etteastmele, mis polnud enam tema oma, sest see ei olnud enam tema maja. Mitte miski ei olnud tema. Kõrvus helises nii valjult, et ta peaaegu ei kuulnud Cassidy häält. Kuidas su naine suutis ilma sinuta maja müüa? Kuidas see on seaduslik, tema hääl tõusis karjeks. Diani hääl lõikas läbi kaose külma ja terava täpsusega, Brandon, ma arvan, et su naine ei olnud nii rumal, kui sa arvasid. Sel hetkel ärkas nina üles, nautides Lissaboni uue korteri päikesekiiri, mis voolas läbi kõrgete akende. Esialgu unustas ta, kus ta on, kuni kuulis kõrval asuva katedraali kellade helinat ja Thomase naeru oma toas. Ta meenutas, et see oli tema elu nüüd uus, ilus ja Brandoni vaba elu. Ta valmistas kohvi oma pisikesel rõdul, vaadates terrakotakattega katuseid ja kitsaid kiisteid allpool. Õhk oli täis ookeani ja värske leivalõhna, mis tuli all olevast pagaritööst. Kauguses paistis punane sild, mis meenutas San Francisco kuulsat Golden Gati, ulatudes Teagase jõe üle. See vaade maksis vähem kuus, kui meie kodumakse kodus. See teadmine pani mind naeratama igal hommikul. Thomas oma dinopüjamades lipsas kööki silmi hõõrudes. Mama, kas me saame jälle neid kreemiasju hommikusöögiks? Paste tinata, vastasin, tõmmates ta enda sülle. Aga kõigepealt pead sa kooliks riidesse panema. Kool. Thomas oli alguses mures rahvusvahelise kooli pärast, kus pooled ainetest olid portugali keeles. Kuid juba kiiresti tundis ta end seal nagu kala vees. Ta tuli koju, õpetades mulle portugali sõnu ja rääkides oma uutest sõpradest, Miguelist ja Sopiast ning Briti poisist Oliverist, kes armastas dinosaurusid sama palju kui Thomas.
Minu telefon vibreeris laual. Sõnum Patricialt. Brandoni 3. advokaat on just lahkunud. Ta esindab nüüd iseennast. See läks isegi paremini, kui olin lootnud. Ma pidanuks tundma rahulolu, kuid rohkem tundsin lihtsalt väsimust. 3 advokaati. Brandon oli kuu jooksul palganud ja kaotanud 3 erinevat advokaati, sest keegi neist ei öelnud talle seda, mida ta kuulda soovis, et on mingi võimalus tagasi pöörata, mida olin teinud. Teine sõnum Patricialt. Ta palub kohtumisi Thomasiga. Ütleb, et aktsepteerib kõiki lahutuse tingimusi, kui lubate järelevalvega kohtumisi. Mida soovid, et ma talle ütleksin? Vaatasin Thomase poole, kes seisis nüüd rõdupiirel ja osutas rõõmsalt all oleva katuse peal jalutavale kassile. Mu armas poeg oli vaid korra küsinud, miks me nii äkki lahkusime, ja kui olin selgitanud, et mama ja isa ei kavatse enam abielus olla, oli ta lihtsalt noogutanud ja küsinud, kas ta saab oma pehme triceratopsi Portugali kaasa võtta. Tippisin vastuseks, ei, mitte veel. Kui Thomas on vanem, saab ta otsustada, kas ta soovib kontakti. Kas ma olin julm? Võib-olla. Kuid Brandon oli valinud veeta 2 nädalat teise naise perega, mitte oma poja kõrval. Ta oli teinud oma valiku. Nüüd pidi ta elama tagajärgedega. Mu ema, Gabriella, saabus tunni pärast, et Thomasest hoolitseda, kuni ma töötasin. Ta oli elanud Lissabonis 5 aastat, alates oma pensionile jäämisest ja otsusest, et külmad talved ei ole enam tema jaoks. Kui olin lennujaamast nuttes ja meeleheitel teda helistanud, oli ta lihtsalt öelnud, tule koju, Minilja. Sina ja Thomas, tulge koju. Sa näed paremini välja, ütles ta, suudeldes mu põske. Rohkem värvi su näos. Ma tunnen end paremini. Ja tõepoolest, see pidev ärevuse sõlm, mida olin kuude kaupa endaga kaasas kandnud, oli lõpuks kadunud. Ma ei mõelnud enam, kus Brandon on või kellega ta koos on, ma ei kontrollinud tema telefoni ega nuusutanud tema särki, et leida tundmatut parfüümi. Ma lihtsalt elasin. Töötasin kogu hommiku Austinis, Texases asuva restorani logo kujundamise kallal. Minu äri oli tegelikult kasvanud pärast kolimist. Olin hakanud turustama end rahvusvahelise disainerina ja äkitselt oli mul kliente 6 erinevast riigist. Selgus, et Brandonist lahkumine oli parim äriotsus, mille olen kunagi teinud. Keskpäeva paiku helistas Patricia, mitte ei saatnud sõnumit, mis ei olnud kunagi hea märk. Mul on uudiseid, alustas ta. Mõned head, mõned huvitavad. Alustame headest uudistest, palusin ma, lahutus on lõpule viidud. Sa oled ametlikult jälle Nina Caravalo, teatas ta rõõmsalt. Kokkulepe on täpselt see, mida soovisime. Thomase usaldusfond on kaitstud. Brandon peab sulle maksma $28 000 raha, mida ta kulutas Cassidile nende afääri ajal. Ta maksab seda tagasi aastaid ja sul on täielik hooldusõigus, ilma visiitõigusteta, kuni Thomas seda ei soovi ja Portugali kohus ei kiida heaks. Kergitasin hinge, mille olin teadmatult kinni hoidnud. Ja huvitavad uudised, küsisin. Brandoni firma lasi ta lahti. Ilmnes, et keegi saatis anonüümselt personaliosakonnale tõendeid, et ta pidas afääri alluvaga, mis rikkus nende eetikapõhimõtteid. Ta on olnud töötuna juba 3 nädalat. Tundsin, et peaksin olema süüdi, eriti kuna Geralt oli tõenäoliselt need tõendid saatnud. Ma ei olnud palunud tal seda teha, kuid ta kaitses oma kliente. Siiski ma ei suutnud endale süümepiinadele anda. Brandon oli teinud oma valikud. Need olid lihtsalt loomulikud tagajärjed. On veel, jätkas Patricia. Cassidy jättis ta maha 4 päeva pärast, kui ta reisilt tagasi tuli. Ta rääkis endise töökoha inimestele, et ei tahtnud kohtuda vaese, kodutuks saanud mehega, kes käib läbi segase lahutuse. Tundub, et ta on nüüd liikunud edasi sama ettevõtte vanemjuhi juurde. Loomulikult abielus. Nii et Cassidy oli just see, kelleks ma teda pidanud olin, naine, kes jahtis abielus mehi, et nautida põnevust. Brandon oli oma pere hüljanud kellegi pärast, kes jättis ta maha kohe, kui ta muutus ebamugavaks. Kuidas ta elab, küsisin ma, enne kui oskasin end peatada. Patricia vaikis hetkeks. Kas sa oled kindel, et tahad teada? Räägi mulle. Ta elab motellis Hickway 42 ääres ja töötab kõnekeskuses. Tema vanemad üritasid teda aidata, kuid ta ütles neile, et jätaksid ta rahule. Süüdistas neid selles, et nad ei hoiatanud teda, et sa oled hull.
Nad on minuga ühendust võtnud, küsides, kas nad saavad Thomasega suhelda. Nad väidavad, et ei teadnud afäärist. Brandoni vanemad, Richard ja Susan Hartley, kes polnud kunagi arvanud, et ma olen piisavalt hea nende kallile pojale, kes olid teinud märkusi mu kaalu kohta pärast Thomase sündi, mu karjääri valiku kohta, ja kuidas ma hoidsin nende lapselast enda juurest eemal, kuigi nad elasid vaid 40 minuti kaugusel ja harva vaevusid külastama. Kuid nad olid Thomase vanavanemad. Ja kui nad tõeliselt kahetsesid, kui nad tõeliselt soovivad tema elus osaleda, kas mul oli õigus neid eemale hoida? Korralda videokõne, ütlesin lõpuks. Järelevalve all. Kui kõik läheb hästi, saame hiljem külastustest rääkida. Pärast kõne lõpetamist istusin oma rõdul pikka aega ja mõtlesin. Minu telefon vibreeris taas. Sõnum numbrilt, mida ma ei tundnud. Süda hüppas rinnus, mõeldes, et ehk on Brandon saanud uue telefoni. Kuid kui ma sõnumit avasin, nägin, et see oli kellegi Laurenilt. Tere, Nina! Sa ei tunne mind, aga ma olen sõber kellegagi su endise abikaasa vanas ettevõttes. Oli hiline õhtu, kui telefonis ilmnes sõnum, mis pani mu südame kiiremini põksuma. Lauren, mu sõbranna ja usaldusväärne teabeallikas, saatis mulle teadet, et tema nõbu, kes töötas samas kohas, oli sattunud sarnasesse olukorda nagu mina. Cassidy, see hämmastav ja salakaval naine, oli nüüd tema mehe jälgedes. Sama muster, sama lähenemine, mis oli juba mitmeid kordi teisi naisi muserdanud. Lauren rääkis ka sisemisest uurimisest, mis oli käimas. Naistel tuleb üksteist kaitsta, ütles ta. Tunne, mis mind valdas, oli segane, tõeliselt kurb, et selline asi juhtus jälle. Olin pikka aega sõnumit vaadanud. Cassidy polnud mitte lihtsalt üksik juhtum, vaid korduv mustriosa, mille all oli kannatanud mitmed abielunaised. Osa minust soovis tunda end õigustatuna, et see, mis juhtus, ei olnud minu süü. Cassidy oleks leidnud kellegi teise, isegi kui mina poleks olnud seal. Kuid peamiselt tundsin ma lihtsalt kaastunnet. Kaastunnet kõigi nende naiste ja laste pärast, kes olid sellesse segadusse sattunud, ja isegi Brandonist, kes oli oma elu purustanud naise nimel, kes teda kunagi tõeliselt ei soovinud. Otsustasin Laureni vastata. Aitäh, et andsid teada. Loodan, et su nõbu suudab sellest üle saada. Ütle talle, et ta on tugevam, kui ta arvab. Tundsin, et see oli ainus, mida ma sel hetkel teha sain. Selle õhtu veetsin koos Thomasiga Kuskise rannas, kuhu oli meie kodust 20-minutiline rongisõit. Kogusime merikoorikuid ja ehitasime liivakaste, kui päike hakkas ookeani kohal loojuma. Just siis ilmus meie juurde mees, kes oli mulle tuttav, Ricardo, arhitekt, kellega olin 3 nädalat tagasi kohvikus kohtunud. Ta oli meeldiv ja lahke, naerukurrud silmade ümber, kohtles mind nagu midagi väärtuslikku, nagu mu arvamused tõeliselt olulised oleksid. See oli nii kummaline ja samas imeline tunne. Ricardo, hüüdis Thomas, joostes tema poole ja näidates uhkelt üles leidnud täiuslikku spiraalkoorikut. Ricardo kükitas Thomasest madalamale, uurides koorikut tõsise näoga. See on väga eriline koorik, ütles ta aktsendiga inglise keeles. Ma arvan, et see on maagiline, naeris Thomas. Koorikud ei ole maagilised. Ei, aga kuidas see siis nii täiuslikuks sai? Vaadates neid koos, tundsin midagi uut, lootust. Lootust, et ehk ma suudan kunagi taas usaldada. Et Brandon, kellega mu elu oli kokku varisenud, ei pea määrama mu tulevikku. Öösel, kui Thomas magas, võtsin sülearvuti välja ja avasin dokumendi, mille kallal olin töötanud. Minu lugu, kõik. Olin mõelnud, et jagan seda veebis, lootes, et see aitab teisi naisi, kes on läbi elanud sarnaseid kogemusi. Minu telefon piiksus. Patricia, Brandoni ema. Ta soovis saata Thomasele jõulukinke. Kuidas sellele vastata? Naeratasin ja kirjutasin, jah, aga need saadetakse Portugalisse. See on meie kodu nüüd. Kuu aega oli möödunud päevast, mil olin vaadanud, kuidas Brandoni nägu elutoa aknast murenes. Kuu aega sellest, kui olin koos Thomasega lennukisse astunud ja kõik maha jätnud. Mõnikord tundus, et see oli nagu elu tagasi, teinekord aga nagu eile. Istusin sadama ääres kohvikus, töötades Londoni tehnoloogiaettevõtte brändingu projekti kallal, kui telefon helises. Lauren, naine, kes oli mind hoiatamisega abielus meestest, kes olid Cassidyd sihikule võtnud. Nina, ütles ta, ma arvasin, et tahad teada. Cassidy on vallandatud.
uurimine näitas, et Cassidy oli oma positsiooni kuritarvitanud, püüdes luua suhteid abielus olevate ülemustega. Kontoris oli tulnud mitmeid kaebusi teistelt naistelt tema käitumise kohta. Cassidy üritas esitada diskrimineerimise kaebust, kuid tõendid tema vastu olid ilmselgelt hämmastavad. Ma tänasin Laurenit ja lõpetasin kõne, oodates, et tunneksin midagi, võitu, rahulolu. Aga ei olnud midagi. Cassidy oli oma karjääri ise hävitanud läbi oma valikute. Ma ei olnud pidanud midagi tegema. Tundus, et karma ei vajanud minu abi. Eelmisel nädalal olid saabunud lahutusdokumendid, mis olid ametlikult kinnitatud nii Ameerika kui ka Portugali kohtute poolt. Hoidsin käes neid dokumente, mis kuulutasid, et ma ei ole enam proua Hartley ja tundsin end kergemana kui aastaid. Nina Caravaggio, mu ema nimi, oli nüüd ka minu nimi. Leping oli kõik, mida Patricia oli lubanud. Thomase usaldusfond $380,000 maja müügist pluss investeeringud olid kaitstud ja kasvasid. Brandon pidi mulle maksma $28,000 raha eest, mille ta Cassidy peale oli kulutanud, makstes igakuiselt $200, mis võttis tal üle 1 aasta aega, et ära maksta. Tal ei olnud lapsehoidu, ei külastamisõigust ja ei tuleks enne, kui Thomas oleks piisavalt vana, et ise seda taotleda. Portugali perekohus oli heaks kiitnud järelevalve all toimuvaid visiite. Brandoni vanemad olid viimase kuu jooksul videokõnesid teinud Thomasega kord nädalas. Esimene kõne oli olnud kohmakas, Richard ja Susan vabandades jäigalt, samas kui Thomas näitas neile oma dinosauruste kogumist, teadmata pinget, mis õhus oli. Kuid nad olid olnud järjekindlad, kunagi ei jätnud vahele plaanitud kõnet, küsides alati Thomase koolist ja sõpradest. Eelmisel nädalal oli Susan nutnud, kui Thomas laulis talle portugali keeles laulu, mille ta oli õppinud. Kas vanaema ja vanaisa saavad kunagi külla tulla, oli Thomas pärast viimast kõnet minult küsinud. Võib-olla olin ma vastanud. Näeme, kuidas asjad lähevad. Olin õppinud eristama Brandoni vanemaid Brandonist endast. Nad olid olnud pimedad oma poja puudustele, kuid nad armastasid tõeliselt Thomast ja Thomas vääris vanavanemaid, kes hoolisid temast. Minu äri õitses viisil, mida ma kunagi ei olnud ette kujutanud. Mul oli kliente ootejärjekorras ja olin just palkanud Brasiilias noore disaineri, et aidata ülejäänud töödega. Olin oma hindu 2 korda tõstnud, kuid kliendid ei olnud lõpetanud tulekut. Tundus, et kui sul ei ole pidevalt meeles murtud abielu, saad sa tõeliselt keskenduda millegi tähendusrikka loomisele. Ricardo ja mina olime nüüdseks koos olnud 4 kuud. Ta oli kannatlik mu väsimuse suhtes, mitte kunagi surudes rohkem, kui ma olin valmis andma. Ta tõi Thomasele raamatuid Portugali arhitektuurist ja õpetas talle hoonete joonistamist. Ta hoidis mu kätt, kui me mööda jõge jalutasime, rääkides lugusid oma lapsepõlvest Portos. Ta ei ole kunagi lasknud mul tunda, et ma ei ole piisav. Ma ei püüa asendada Thomase isa, oli ta kord öelnud. Ma tahan lihtsalt olla keegi hea teie mõlema elus. See oli kõik, mida ma pidin kuulma. Thomas õitses. Tema portugali keel paranes kiiremini kui minu oma. Tal olid sõbrad 6 erinevast riigist oma rahvusvahelises koolis. Eelmisel nädalal küsis Thomas minult, kas me võiksime jääda Lissaboni igaveseks, sest talle meeldis siin tõeliselt. Hoidsin teda tugevalt kinni ja lubasin, et see on nüüd meie kodu. Me ei kavatse kuhugi minna. Minu ema elab vaid 10 minuti kaugusel ja temast oli saanud Thomase lemmikinimene. Ta tõi poisi koolist koju 2 korda nädalas, õpetades talle valmistama Portugali roogasid ning viies teda parkidesse, kus ma lapsena suvel oma sugulaste juures viibides mängisin. Vaadates, kuidas ta Thomasega suhtles, märkasin, et ka tema on õnnelikum. Aastaid tagasi oli ta lahkunud oma õnnetust abielust ja minu julgus sama teha oli meid uue sidemega ühendanud. Sa tegid seda, mida ma oleksin pidanud 20 aastat tagasi tegema, ütles ta mulle kord. Sa valisid enda ja oma lapse. Ma olen nii uhke sinu üle, Minilja. Olin alustanud oma loo kirjutamist privaatsetesse päevikutesse, enamasti iseenda jaoks, et kõik, mis oli juhtunud, läbi töötada. Kuid eelmisel nädalal tegin selle avalikuks. Nimetasin seda naine, kes kadus. Kuidas ma müüsin oma maja ja alustin uuesti. Vastukaja oli ülekaalukas. 3 päevaga 1000 vaateid. 100 kommentaari naistelt, kes jagasid oma reetmise ja põgenemise lugusid.
mõned neist olid endiselt kinni, kartes lahkuda. Vastasin võimalikult paljudele, pakkudes julgust ja jagades Patricia nime neile, kes vajasid tugevat advokaati, meenutades, et nad on tugevamad, kui nad arvanudki. Üks sõnum eristus teiste seas. See oli naiselt nimega Jennifer, kelle abikaasa oli 2 aasta jooksul petnud oma kolleegi. Ta oli plaaninud temaga silmitsi seista, paludes tal valida nende pere. Pärast minu loo lugemist pöördus ta hoopis advokaadi poole. Sa näitasid mulle, et ma ei pea kedagi paluma, et ta mind väärtustaks, kirjutas ta. Sa näitasid, et ma saan valida enda. Ma nutsin seda lugedes. Kui mu valu suudaks aidata kas või ühte naist leida enda jõud, siis võib-olla oli see kõik väärt midagi. Ühel pärastlõunal helistas Patricia, kui olin Thomaset koolist üles korjamas. Mul on uudiseid Brandonist. Tema vanemad tahtsid, et ma sulle sellest räägiksin. Minu kõhus tõmbus kramp. Mis juhtus? Ta on teraapias. See algas umbes 6 aega tagasi. Näib, et tal oli tööl, helistamiskeskuses, mingi kokkuvarisemine ja tema juht nõudis, et ta otsiks abi. Tema vanemad maksavad selle eest, kuna ta ei suuda seda ise endale lubada. Ma ei teadnud, kuidas sellele reageerida. Kas ta tõeliselt püüab tegeleda sellega, mida ta oli teinud, või oli see lihtsalt veel üks katse end paremas valguses näidata? Tema terapeut soovitas tal sulle kiri kirjutada, jätkas Patricia. Mitte saatmiseks, vaid lihtsalt osana tema tööst, kuid ta küsis oma vanematelt, kas nad arvavad, et sa kunagi seda loeksid. Nad ütlesid, et küsivad minult, kas sa loeksid. Ei, ütlesin ma kohe. Siis peatusin. Oota. Kas see on vabanduskiri või on see tema õigustamine? Tema ema ütleb, et see on vabandus. Aga nina, sa ei pea talle midagi. Isegi mitte tema sõnu lugema. Ta oli õige. Ma ei pidanud Brandonile midagi. Kuid osa minust oli uudishimulik. Osa minust tahtis teada, kas ta tõeliselt mõistab, mida ta oli hävitanud. Ütle talle, et ta võib selle sulle saata. Sa saad seda enne lugeda. 2 nädalat hiljem helistas Patricia jälle. Loe see kiri, ütles ta. Olin seda juba teinud ja pidin nõustuma, et see oli üllatavalt aus. Kiri ei olnud täis vabandusi, vaid tunnustust selle kohta, mida Brandon oli teinud ja kuidas see mõjutas mind ja Thomast. Ta ei küsinud midagi, ei andestust, ei kontakti, ei midagi. Ta lihtsalt ütles, et on kahju ja mõistab, miks ma teda enam kunagi usaldada ei saa. Saada see mulle, ütlesin. Kiri oli 3 lehekülge pikk. Brandon kirjeldas teraapiasessioone, kus ta oli pidanud silmitsi seisma oma tegudega. Kuidas ta oli end petnud, uskuvad, et nina on igav ja Cassidy põnev, kuigi tegelikult oli ta lihtsalt isekas ja lapsemeelne. Kuidas ta oli loobunud oma elus parimast, et tunda end noore ja soovitavana. Ta mõtles Thomasele iga päev ja teadis, et oli isana läbi kukkunud. Ta ei püüdnud vabandada Cassidy manipuleerimise ega oma vanemate kehva kasvatuse pärast. Ta võttis vastutuse iga oma valiku eest. Lõpus kirjutas ta, ma tean, et ma ei saa kunagi parandada seda, mis on purustatud. Ma tean, et Thomas väärib paremat isa, kes valis 2 nädala puhkuse 12-aastase abielu üle. Ma ei küsi andestust, sest ma ei vääri seda. Ma lihtsalt tahtsin, et sa teaksid, et sul oli õigus lahkuda. Sul oli õigus kõige üle. Ma loodan, et sul on nüüd hea olla. Loodan, et Thomasel on hea. Te mõlemad väärite õnne ja mul on kahju, et te kaotamine aitas mul mõista, mida mul oli. Lugesin selle 3 korda ja siis salvestasin selle kausta, sulgedes oma sülearvuti. Võib-olla ühel päeval näitan seda Thomasele, kui ta on piisavalt vana, et aru saada. Võib-olla muutub Brandon tõeliselt selliseks inimeseks, kelleks ta tahtis saada. Võib-olla mitte. Igal juhul ei olnud see enam minu probleem. Selle õhtul seisin oma rõdul ja vaatasin, kuidas päikeseloojang värvis Lissaboni kuldsete ja roosade toonidega. Thomas oli sees Ricardo kõrval, nad ehitasid koos keerukat lossi plokkidest. Mu ema valmistas köögis õhtusööki, lauldes Portugali Fardo muusikasaatel. See oli minu elu nüüd, segane, keeruline, ilus ja minu oma. Olin alustanud naisena, kes oli kaotanud kõik, kuid olin saanud naiseks, kes oli valinud end päästa. Ja see tegi kõik erinevaks.